CNN paljastab märtsis Tsaili uuel lennukikandjal toimunud katastroofilise tulekahju kahjustused, tuues esile suuremad purustused kui varem teatatud. See on kas võitled või sured, ütles madrus, kui ta USS Gerald Fordil tulekahjuga võitles. 100 magamisasemed hävisid, alles jäi vaid sööstunud ja väändunud metall. Lae all näis olevat tühjus, kõikjal olid tuhahunnikud. Meeskonnal, kus oli ligi 4500 inimest, kulus tule kustutamiseks 30 tundi. Ma arvasin, et me kaotame selle laeva, ütles ta CNN-ile. Merevägi teatas, et tuli saadi kontrolli alla ja 2 meremeest said kergelt vigastada. CNN-i andmetel ebaõnnestus tulekustutussüsteem 600 meremehe puhul. CNN paljastas Iraani pettuse pärast seda, kui Ameerika Ühendriikide sõjalaev süttis põlema. Ja seesama reportaaž, mis näis olevat suunatud Trumpi ründamiseks, näitas hoopis midagi muud. Režiim ei löönud USS Geraldit rivist välja. See ei langenud lahingust välja, nagu vaenlase propaganda oleks soovinud. Mis tegelikult ilmus, oli $13 miljardi väärtuses lennukikandja, mis seisis silmitsi tõsise tulekahjuga keset sõjalist pinget Lähis-Idas. Mereväelased kustutasid tuld umbes 30 tundi. Magamisasemed hävisid kahtlustatava rikke tõttu ja meeskond pidi missiooni omal jõul käigus hoidma. Täna, 13. juunil 2026, muutub see juhtum olulisemaks, sest see toimub koos pingete kasvuga Hormuzi väinas. Ja Ameerika Ühendriikide reaktsioon Iraani droonidele, mis ähvardasid mereliiklust. Meedia püüdis muuta vägede kannatused süüdistuseks Trumpi vastu. Avavideo paljastas ka erinevuse pärissõja ja stuudionarratiivi vahel. Miks CNN hääbus? See näitas seda. Kuidas Iraan kaotas narratiivi, mis tõi talle rahvusvahelise toetuse? Ma räägin sulle kohe kõigest sellest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Tulekahju puhkes 12. märtsil 2026 USS Gerald R. Fordi pardal operatsiooni ajal Punases meres. Ameerika Ühendriikide merevägi teatas, et tuli sai alguse laeva pesuruumidest. Sellel polnud otsest seost lahingutegevusega ning laeva jõuseadet ei olnud kahjustatud. Pildid näitasid läbi põlenud sisemisi alasid, väändunud narisid, kahjustatud lage, paljastatud juhtmeid, tahma ja laiali vedelevaid jäänuseid kohtades, kus meremehed magasid. Kõige tundlikum teave oli kahtlus tulekustutussüsteemi rikke kohta. Iraani meele propaganda püüdis kasutada lennukikandjal toimunud tulekahju poliitilise trofeena, surudes avalikkusele peale mõtet, et Iraani jõud olevat tabanud Ameerika Ühendriikides suurimat lennukikandjat ja pannud USA mereväe põlvili. Avase versioon kukkus läbi, kui faktid hakkasid ilmnema. CNN näitas sisemuse rasket hävingut kujutavaid tugevaid kaadreid, paljastades tõsised kahjustused. Aga reportaaž ei näidanud Iraani laeva uputamas, ei näidanud Iraani raketti Fordi tabamas, ei näidanud Teherani sõjalist võitu, vaid näitas sisemist riket, operatiivset kulumist ja Ameerika meremehi rasket kriisi lahendamas päris missiooni käigus. Just paljastači Irani fars. Režiim üritas müüa rünnaku propagandat, kuid tegelikult näidati lahinguga mitte seotud tulekahju ja meeskonda, kes hoidis ära suurema tragöödia. Iraan tahtis muuta suitsu võiduks. Tegelikkus muutis selle narratiivi piinlikkuseks. Laevast ei saanud vana rauda, laeva ei uputatud, Iraan ei saanud laevast jagu. Meeskond hoidis olukorra kontrolli all, vältis suuremat tragöödiat ja säilitas lennukikandja seisukorra, et see saaks minna hooldusesse. Reportaaž, mis püüdis kriisi paljastada, näitas hoopis meremehi tegutsemas kangelastena jõhkral missioonil. Põlenud naride pilt ei tõesta Iraani võitu. See tõestab, et Ameerika sõjaväelased seisid silmitsi kõige hullemaga, ilma et oleksid laeva hüljanud. Küsimus, mida meedia vältis, on lihtne. Mida Iraan sellest tulekahjust võitis? Mitte midagi kinnitatud. Merevägi ise ütles, et tulekahju ei olnud otsene lahingu tulemus. Režiim võib proovida neid pilte propagandana kasutada. Operatsioon jätkus. Meremehed elasid halvima stsenaariumi üle. Laev suundus remonti ja surve Iraani vastu ei lakanud. Väelaste kannatused ei tohiks muutuda partei poliitiliseks laskemoonaks nende vastu, kes seisavad silmitsi vaenuliku režiimiga. Praktiline tulemus oli selge. Ühendriigid ei jäänud halvatuks. Mõni päev hiljem tulistasid Ameerika väed alla mitu Iraani ründedrooni, mis liikusid Hormuzi väina suunas.
Reutersile rääkinud allika sõnul kujutasid droonid endast ohtu kaubanduslikule liiklusele. Trump oli juba hoiatanud Iraani, et nad lõpetaksid droonide saatmise laevade vastu, mis üritasid väinast läbi sõita. 29. juulil 1967 tabas USS Forrestal-i Vietnami sõja ajal laastav tulekahju. Tragöödia tappis 134 meremeest ja lendurit ning vigastas 161 inimest. Ameerika merevägi õppis karmid õppetunnid avariitõrje, ladustamise, väljaõppe ja hädaolukordadele reageerimise kohta. Seda tüüpi katastroofid on alati olnud hoiatuseks vigade parandamiseks ja elude päästmiseks. Olulised reaktsioonid näitavad samuti narratiivide võitlust. Pat Raksat esitles operatsiooni Epic Fury kui kindla eesmärgiga missiooni, ilma lubaduseta riike üle ehitada ja ilma igavese sõjata vanas stiilis. Kindral Dan Duncan kinnitas, et mobiliseerimine hõlmas planeerimist, jõudude ümberpaigutamist ja võimet jõudu projitseerida Ameerika Ühendriikide poolt valitud ajal. Trump reageeris droonide juhtumile otsese ähvardusega Iraanile ja nõudis, et Teheran lõpetaks laevade ohtu seadmise Hormuzi väinas. Poliitiline sõnum oli surve avaldamine, mitte taganemine. Tulekahju toimus, kahju oli tõsine, kuid Ameerika vastus polnud alistumine. See oli vastupanu, päästmine, parandamine ja surve. Mina olen Milson Alves, Global, rahvusvahelisuse pooldaja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole pöial püsti, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et Milson Alvesi kogukonnas veelgi aktiivsemalt kaasa lüüa.